Sveta, ma tavaliselt ei tee suga intervjuusid. Ja mul tuli meelde, et ma pean olema kaugemal, et siis mu hääl on väiksem. Mary Wigman, nõiatants. Kumb on sulle tähtsam komponent, kas nõiatants või Mary Wigman? Vist nõiatants ikkagi. Ja. Aga päris nii ei saa öelda, sellepärast, et soolo lähtub ikkagi Mary Wigmani nõiatantsust. Nii et mitte suvalisest nõiatantsust, mis iganes see tähendama peaks. Aga alustame siis võib-olla nõiatantsu poolt, et mis see nõiatants on? Et okei, et kõik naised on nõiad, kõik mehed on sead. Ei, ma ei mõtle nii, aga... Ma ei saa aru, mida sa küsid? Et mis see nõiatants sinu jaoks on? Nagu see nõiatants, mida ma laval teen või... Ja mingis mõttes jah, et mis sa laval teed, aga et kus see tuleb, et mis see on ju, see on väga karm ja väga ürgne otsing. No ma oma nõiatantsus ei tegele ainult selles mõttes nõiaks olemisega või nõidusega või sellise asjaga. Et sellel on palju rohkem aspekte kui lihtsalt selline märksõna nagu nõid või tants või nõiatants, et see ei keerle ainult selle ümber. Nõiatants on võib-olla raam, aga ta ei ole otseselt sisu minu jaoks. Ma sain aru, et Mary Wigman oli tähtis sulle juba sinu esimese soolotüki juures, et... See on jah hästi näljakas, et tegelikult ma tegin oma bakalavastuse sedasi, et ma lugesin Mary Wigmani kompositsiooniraamatut, mis mul tuli meelde kusjuures alles praegu, ehk siis uuesti Mary Wigmanit niimoodi üles kaevates, et tegelikult ma olen ju temaga varem tutvunud, et ta on kuidagi märkamatult sisse närinud ennast ka mu võib-olla sellisesse koreograafilisse mõtlemisse. Ma mäletan, et kui Mary Wigmani kompositsiooniraamatus oli kirjutatud, et diagonaal paremalt vasakule ette on tugevam kui vasakult paremale, siis loomulikult kui ma pidin diagonaali kasutama, siis ma tegin ikka kindlasti paremalt vasakule ette, sest et see on ju tugevam diagonaal. Et praegu võib-olla ma päris nii enam ei tee, aga jah, keda ma täna tantsin, minu bakatöö oli tegelikult mingis mõttes juba autentsem kummardus Mary Wigmanile. Et ta oli ka omamoodi nõiatants selles mõttes. Mis sa praegu oled Wigmanist võtnud? Et ma saan aru, sa oled üsna kaugele läinud, aga mis on need komponendid, mis sa oled võtnud või mis sa kasutad? No seda ma ei taha öelda, aga ma võin öelda, et ma võtsin teatud meeleolu, teatud ikkagi geomeetrilised kujundid, mida ta kasutab. Ja siis üldiselt laiemalt tema sellise mõtlemise kunstist ja alates sellest, et ta ei salli jäljendajaid. Ta ei sallinud jäljendajaid, et erinevalt Isadora Duncanist tema eesmärgiks ei olnud nii-öelda oma kooli läbi siis koolitada endale väikseid Mary Wigmaneid, nagu tegi Isadora siis, et sellised 5. või 6. või 17. põlve Isadora Duncani tantsija oleks Mary Wigmani mõistes vale, et temal ei ole selles mõttes eesmärgiks olnud kasvatada imiteerijaid. Tema eesmärgiks oli luua sellist kunstilist mõtlemist või kasvatada inimesi, kes mõtlevad kuidagi raamist välja või nihutavad piire, et kuna ta ise oli ikkagi päris suur nagu piiride nihutaja,
siis mingis mõttes ma ei taha küll mingit piire nihutada selle nõiatantsuga, sest et sa kunagi ei tea, mis nihutab tegelikult piire, eks ju. Aga samal ajal ma alati otsin koreograafias või tantsus alati sellist liikumist või sellist lähenemist liikumisele või koreograafiale, tantsule, mis ei ole kõige standardsem. Selles mõttes, et mind selline tants väga ei huvita. Et ma üritan alati leida mingisugust uut lähenemist, et mida ma saan liikumisena näha, mida ma saan tantsuna näha. Ja seda ma olen selles soolos, ma arvan, teinud. Seda ma olen kogu aeg teinud oma töös. Aga ma järjepidevalt tegelen sellega, et ma üritan leida uut nurka. Ja mitte sellepärast, et olla mingisugune piiride nihutaja, vaid sellepärast, et mulle endale oleks huvitav. Mulle endale ei ole huvitav lihtsalt nii-öelda siis standardses mõttes tantsida. Kus sa tänapäeval nõida näed selles mõttes, et nõiad alguses kogukondlikult olid võib-olla kõige tähtsamad üldse, hoidsid kogukonda koos, aitasid, eks ole. Siis mingil hetkel toimus suur nõiajaht, sest et kogu nii-öelda religioosne maagia pidi olema ühe korporatsiooni käes. Ja siis tänapäeval on taas, et sükene nii-öelda puhtalt posimine ja New Age maagia on tohutult populaarne, et see kõik on jällegi vaba. Aga kus asub sinu jaoks see tänapäeva nõid, sest et nõid ilmselgelt on erandinimene, ta on kuidagi, ta adub või teab natuke rohkem või aimab vähemasti. Kus ta praegu on? Televisioonis ta minu jaoks ei asu, et kuigi mulle meeldib Marilyn Kerro ja ma vaatan venekeelset nõidade saadet, ma võin ausalt öelda, siis ma päris sellisse telenõidusesse ei usu. Et kus asub minu jaoks nõid? Ma arvan, et tegelikult minu jaoks asubki selline nõidumine või nõiaks olemine ükskõik kus iganes, kus kuidas seda öelda? Kus käib selline pidev, intensiivne mõtlemine, pärimine, sellise kas või elus olemise järgi või põhimõtteliselt minu jaoks nõid on iga inimene, kes tegeleb intensiivselt millegagi kõige tähtsam nendest, kes selles lavastuses sees on, sa oled öelnud, et on hoopis Lari Poo sinu jaoks. Ei, ta ei ole kõige tähtsam, aga ta on minu jaoks kõige huvitavam meist. Ta on, Lari Poo on nendest 5 naisest, keda me tsiteerime, jah, minu jaoks kõige huvitavam. Et tema kohta võib öelda, et tema on kõik paras nõid selles mõttes, et jah, tulles tagasi selle eelmise, väga raske vastata, kes on nõid, selles mõttes, et ma ei tea. Mina mõtlen, et alati mitte just need, kes ennast nõiana reklaamivad. Jah, et ma ei mõtle telekat, vaid ma mõtlen ka väljaspool maailma. Ma arvan ka, jah, et kui me räägime üldse sellisest, kui me läheme sinna maailma praegu, et esoteerika ja nädal, aga ükskõik mis teater on ju nõidumine, ükskõik mis kunst on mingil määral nõidumine ju selles mõttes, et see on mingit liiki selles mõttes nõid on keegi, kes tegeleb rituaalidega ju selles mõttes, et teater on rituaal,
kunstne rituaal selles mõttes, et tegelikult on kogu kunst on mingis mõttes ju nõidus tegelikult. Jah. Minu jaoks vist on, võib-olla sellepärast ma sellega tegelikult. Aga Laripoo, just Laripoo osa läks peale esietendust natukene nagu muutmisele või ümbertegemisele, et mängisite see ringi. Aga me tegeleme kõik edasi veel oma soolodega, selles mõttes, et sellist asja ei ole. Ma arvan, et see on üks halb kunstnik, kelle jaoks on tükk, nii-öelda siis teatritükk või kunstiteos valmis. Et me ei tegele siin ju, selles mõttes me ei tee filmi, et pane purki ja siis näitame ta sellisena, nagu ta on, et montaaž on igaveseks läbi. Et iga hea kunstnik tegeleb kogu aeg oma soologa edasi, et tõenäoliselt need soolod, mida võib-olla näevad need, kes 5.–6. aprilli tulevad vaatama, need näevad hoopis midagi muud kui need, kes tulid esikale vaatama, eks ju. Et ja Laripooga me lihtsalt katsetame natuke rohkem, et me hoiame seda pidevas muutumises, et meil on ta et me teeme kogu aeg nii-öelda uusi selliseid performatiivseid etüüde, et ei ole et endal oleks ka käsi protsessis, et me võib-olla lõpuks jõuame ka mingisuguse sellise äkki laripoolikkuseni või tema nagu sest et see soolo, mida me tsiteerime, on tegelikult Mas Distinguidas ja see soolo ise koosneb 13 lühisoolost, et kõige lühem on 7 või 8 sekundit ja kõige pikem on seal 8 minutit pikk. Et kuidas teha soolo sees 13 soolot, et see on väga huvitav lähenemine, ma ütleks, ja need soolod ei ole tegelikult üksteisega mitte kuidagi seotud. Suuremas plaanis muidugi on, aga tegelikult kui sa vaatad neid, siis on jah mingisugused elemendid, mida ta järjepidevalt kasutab, aga tegelikult nad ei kordu. Või on mingisugused nii-öelda igal juhul. Ma ei hakka loengut pidama. Mis ma küsimata jätsin? Mis sa tahad öelda? Et see töö on ju päris hull olnud, te olete niiviisi sisse läinud selle asjaga. No mis see tähendab, et me oleme sisse läinud? No, te ikkagi pühendasite ennast nendele. Ma arvan, et ma pühendan ennast kõigele, mis ma teen. Ma ei viitsi teha asju, mida ma teha ei taha. Ja ma arvan, et need inimesed, kes seda teevad, kes seda teekonda minuga siin kaasa teevad, nendel samamoodi. Sest need inimesed, kes lõpuks seal lavale jõuavad või on jõudnud, need on need inimesed, kes tahtsid kaasa lüüa. Nad tahtsid seda teha ja nad tahavad seda teha ja ma arvan, see on kõige tähtsam, et sa pead tahtma seda. Sul peab neelud käima selle järgi, mis sa teed. Muidu pole mõtet, vähemalt minu arvates. Üle jala teha midagi. Iga tropp võib üle jala midagi teha. Ma võtan nüüd ühe plaani kutsudest. Kutsud olid väga tähtsad sinu Laripoo asjas. Ja võtan korra saapad on sinu mask. Ja saapad on minu mask siis. Mask ei pea ainult siin olema. Mask võib ükskõik mis muu koht olla. Või ükskõik mis muu element.